Tere tulemast vaatama 4. mooduli videot pealkirjaga GPS-põhised lennurežiimid ja ohutusloogika. Selles videos seadistame GPS-i ning sellega seotud kõrguse ja positsiooni hoidmise funktsioonid. Samuti seadistame ohutusloogika ehk fail-safe'i, mis määrab, kuidas droon käitub sidekaotuse korral. Need seadistused on kriitilised nii ohutuse kui ka autonoomsete lennurežiimide korrektse toimimise jaoks. Alustame GPS-i seadistamisest. Selleks liigume Betaflightis GPS vahelehele ning konfigureerime selle vastavalt pildil olevale seadistusele. Ekraanil on näha GPS-i üldseaded, satelliitide loend ning hetke asukoht kaardil. Siin veendume, et GPS on aktiveeritud, kasutab õiget protokolli ning hakkab enne lendu satelliite lukustama. Ilma stabiilse GPS lukustuseta ei saa kõrguse ega positsiooni hoidmise režiimid korrektselt toimida. Kui GPS on seadistatud, liigume edasi fail-safe'i konfiguratsiooni juurde. Avame Betaflightis fail-safe vahelehe. Selle vaate nägemiseks peab üleval paremal nurgas olema sisse lülitatud niinimetatud expert mode. Kui see on sisse lülitatud ja fail-safe leht avatud, on näha fail-safe'i seadistust, mis on jaotatud 2 etapiks. Etapp 1 või stage 1 on periood, mis algab puldiga side kaotamise hetkest ja kestab etteantud aja. Antud seadistuses on see 1,5 sekundit. Selle aja jooksul stabiliseerib droon end tasaseks ning suurendab gaasi, et tõusta kõrgemale. Eesmärk on anda süsteemile võimalus side taastumiseks enne autonoomse tagasilennu käivitumist. Gaasi väärtused on määratud skaalal, kus 1000 vastab 0% ja 2000 100%. Näiteks väärtus 1380 tähendab ligikaudu 38% gaasi väärtuse andmist. Selle loogika mõistmine on oluline, kuna valed väärtused võivad põhjustada ootamatut käitumist. Kui side ikka ei taastu, aktiveerub niinimetatud GPS rescue. Sellest hetkest alates lendab droon autonoomselt kodupositsiooni poole. Kõrguse režiim on seadistatud maksimaalsele kõrgusele, mis tähendab, et droon naaseb kodu poole kõrgusel, mis on lennu jooksul saavutatud kõrgeim, kuhu lisandub algne tõus. See aitab vältida takistusi ja parandab navigeerimise ohutust. Tõusukiirus määrab, kui kiiresti droon sellele kõrgusele liigub. Tagasilennukiirus määrab, kui kiiresti droon horisontaalselt kodu poole lendab ning on defineeritud meetrites sekundis. Laskumiskaugus ja laskumiskiirus määravad, millal ja kui kiiresti droon kodu lähedal laskuma hakkab. Hõljumise gaasi väärtus on üks olulisemaid parameetreid kogu GPS rescue loogikas. See määrab, millise gaasi väärtuse juures droon püüab hoida tasast lendu. Kui see väärtus on valesti määratud, võib droon kohe GPS rescue alguses kas järsult tõusta või hoopis järsult kukkuda. Hiljem võtab kõrguse hoidmise üle süsteemi sisemine loogika, kuid algväärtus peab olema realistlik. Minimaalne satelliitide arv määrab, kas GPS rescue üldse aktiveerub. Kui satelliite on vähem kui ette nähtud, ei ole droonil piisavalt infot ohutuks autonoomseks navigeerimiseks ning turvalisuse huvides lõpetab ta lennu sealsamas. Samuti on võimalik määrata, kas droon tohib üldse õhku tõusta ilma GPS lukustuseta. Kui see on lubatud, tuleb arvestada, et signaalikaotuse korral ei pruugi droon koju tagasi tulla. Pärast seadistuse kontrollimist salvestame muudatused ja taaskäivitame lennukontrolleri. Ning järgmisena liigume altitude hold ja position hold seadistamise juurde. Selleks tuleb meil avada CLI või terminali vaheleht, mis on ekraanil näha. Kui GPS rescue on korrektselt seadistatud, peaks süsteem juba tagastama eelnevalt määratud hõljumise gaasi väärtuse. Kui see väärtus ei ole määratud, seadistame selle käsitsi. Gaasi väärtus peab jääma vahemikku 1000 kuni 2000 ning vastama tegelikule drooni hõljumispunktile. Käsk, mille abil saab väärtust lugeda ja kirjutada, on näha ekraanil. Kui CLI seadistus on tehtud ja salvestatud, siis liigume edasi testimise juurde. Testimise käigus lendame esmalt pikki sirgeid lõike, kuni kodupunkti suunaindikaator näitab järjepidevalt õiget suunda. See kinnitab, et GPS orientatsioon ja navigeerimine töötavad korrektselt. Seejärel aktiveerime alt-hold režiimi. Selleks peab vasak juhtkang olema ligikaudu keskasendis ja droon peaks hoidma ühtlast kõrgust. Kui liigutame kange allapoole, droon laskub ning ülespoole liigutades droon tõuseb. Lõpuks aktiveerime post-hold režiimi. Selles režiimis peaks droon hoidma nii ühtlast kõrgust kui horisontaalset asukohta ja kompenseerima autonoomselt näiteks tuule ja väikeste häirete puhul. Kui need testid on edukad, on GPS, altitude hold ja position hold korrektselt seadistatud ning droon on valmis ohutuks ja kontrollitud kasutamiseks.